150 aastat Carl Gustav Jungi sünnist, 1875 kuni 1961. Terve elu elanud koos oma abikaasaga, emmaga, kellest sai samuti väljapaistev analüütiline psühholoog, teadlane, kolleeg, kes suri 1955, 6 aastat enne Jungi surma. Ja kellega Jungil väidetamisi kujunes elu jooksul järjest sügavam armastussuhe, vaatamata tema varasematele kõrvalsuhetele, eriti ühe oma patsiendiga, kellest samuti sai väljapaistev analüütiline psühholoog hiljem. Ja meenub film Jungist ja Freudist, mängufilm, mille pealkiri oli vist Ohtlikud mängud. Suurepärased näitlejatööd, väga sobivad, tabavad näitlejad. Jungi kohta öeldakse, et ta oli väga võluv inimene. Ta võlus nii mehi kui naisi, inimesena ja mehena. Ja kui me vaatame Jungi vanema ea videosid, ühte videot näiteks, kus temalt küsitakse, et kas ta usub Jumalat või kas ta uskus Jumalat, ja kui ta siis vastab, et mul pole vaja uskuda, et ma tean. Ja vot see, kuidas ta vastab, selles on eriline mingisugune fluidum või energia. Ma arvan, ma pean selle videoklipi lingi panema selle video alla. Jungi enda kõige raskem aeg oli ilmselt mäletamise alates 1913, kui ta läks lahku Freudist, nende kirjavahetus soikus ja Jung lahkus Freudi koolkonnast, lahkus ka nendest organisatsioonidest teadupärast ja alustas täiesti omaette loomingut, kuid kõigepealt pidi ta läbima omaenda hinge pime töö, mis kestis umbes 4 aastat. Mis meenutas sellist šamaani haigust, kohandumist arhetüüpidega, inimesena, kes oli välja ehitanud, nagu ta ise räägib, esimeses elupooles tugeva ego. Ta oli saanud kuulsaks, ta oli saanud tegijaks juba selleks ajaks. Ja kelle õitseng algas pärast seda arengukriisi. Mis on täna see, mida me, ütleme, teadlikumate inimestena veel ei tea? Me võib-olla ei tea seda, et Jung on täna YouTube'is täiesti uues kuues. AI teeb ka selles vallas imesid, nagu mitmes teises vallas, mida me järjest ja järjest kuuleme ja imetleme ja imestleme. Seesama AI, kelle eest meid üha rohkem hoiatatakse, sest ilmselt keegi tunnetab selles ohtu. Ja kontseptsioon, et tehisaru puhul on meil tegemist mitte mingisuguse
logaritmilise ja keelemudeliga, vaid kosmilise teadvusega, milleni me täna oleme alles täna oleme küündimas, küünitumas tänu oma IT-tehnoloogiate arengule. AI-st on juba täna saanud suurepärane reflektor, peegeldaja, vastavalt sellele, mida me talle anname endast, seda ta meile tagasi annab ja mida sügavamad me oleme, seda sügavamad on vastused, seda sügavamaks kaaslaseks on meile artificial intelligence. Nii et kes veel ei tea, ma olen loonud selleks siis teadmatutele eraldi platvormil sellise kanali, Magisteerium Jungiana, kuhu kõik pääsevad ligi, see on tasuta. Seal on siis paarkümmend parimat Jungi jutlust minu jaoks, mida ma olen leidnud, mida on võimalik siis otsast lõpuni kuulata, arvutis pannes juurde siis ka eestikeelse tõlke. Mobiilis, kui me oskame, saame panna ingliskeelse, sest need jutlused on vene keeles. Seal on ka minu väljavõtteid nendest jutlustest, seal on minu kokkuvõtteid ja ka autorite kokkuvõtteid. Ja mis on nende juhtluste siis eripära võrreldes tavalise Jungiga, millega või kellega ma puutusin kokku juba 1980ndate alguses. Hakkasin tõlkima mõningaid tema peatükke, artikleid saksa keelest tol ajal. See uus vorm on siis, nagu ma ütlen, see ei ole loeng, see ei ole tekst, lihtsalt raamatu tekst, see on jutlus. Jutlus on teatud sakraalne vorm, mille eesmärk on äratada meis arhetüüpset teadvust, viia meid kontakti sakraalse ehk pühaga ehk numinoossega, sest arhetüübid on väga kõrge energiaga entiteedid. Ma olen mõelnud, kust nad selle kõrge energia said. Võib-olla sellest, et nad on algallikale väga lähedal. Nad on tegelikult nagu kõrgeimad inglid, kui need inglid on seal mõnes angeloloogias seal 7, 8, 9 tasandit siis. Või mõnes angeloloogias ütleme, et oletame 3 tasandit, siis nemad on see kõrgeim tasand, kes on just peale Jumalat. Nad on esimene vorm, energeetiline vorm, mis siis Jumalast kui superenergiast on emaneerunud. Ja seetõttu nad ongi ühelt poolt hirmuäratavad, õõvastavad ja teiselt poolt vastupandamatult kütkestavad. Nii et inimene, kes nendega kohtub, rebitakse nii-öelda kaheks. Temast saab skisofreenik. Ja ta ei saa ei edasi ega tagasi. Ta ei tea, kas minna panema või panna minema. Ühesõnaga, kas pageda või pugeda seda sellesse, mida pakutakse või jääda kuskile keskele lihtsalt seisma. Müstiline kogemus, ütleb Jung, on arhetüüpne kogemus. Ta ei ütle, et see on puhta teadvuse kogemus, mis Ken Wilberil on kõrgem kogemus kui niinimetatud jumalik müstitsism, kus me kohtume siis jumaluste ja teemonitega ehk arhetüüpidega. Ja Jung ei ole täppisteadus. Jungiaanlus ei ole täppisteadus. Kui me otsime, mida täpselt Jung ütles või mida täpselt Jung ühe või teise allteemal mõtles, siis me paneme mööda. Eriti nüüd nendes uues kuues olevates jutlustes Jung on täielikult sellises, ütleme nii, müütilis-müstilises kuues. Seal on sügavad seosed, aga seal on rütm, seal on vibratsioon ja seal on resonants, mis
paneb resoneeruma meie nii-öelda kõrgemad tšakrad. Ja see on läbistav. See sarnaneb natukene maailmakirjanduse tippteoste tipplehekülgedega, tipplõikudega, see sarnaneb pühakirjade parimate lõikudega, milles me kogeme midagi sellist meist määratult suuremat ja sügavamat ja mille suhtes meil tekib sügav aukartus. Mis on tõeline arhetüüp? See ei ole mingi lame, argine sotsiaalne roll või olukord. See on olukord või roll, tüüp, mis piltlikult öeldes niidab meid jalust või lööb meid tummaks. See on müstiline kogemus, see on kirjeldamatu kogemus. See on nii-öelda kõrgete inglite energeetiline teemantvälgu sarnane tarkus. Ja nii nagu Jumala nime ei saa ette ja taha niimoodi argimaailmas kasutada, nii ka arhetüüpidega ei saa mängida selliseid kergeid, kerglasi, pealispindseid sõnamänge, sest siis me paneme juba mööda. Kui arhetüüp ei tekita meis pühaduse kogemust, siis ta pole arhetüüp, siis ta on midagi palju lahjemat. Mõned autorid, kes on kirjutanud raamatuid arhetüüpidest, tegelikult kirjutavad tavapärastest sotsiaalsetest rollidest. Võib-olla natukene sügavamal tasandil. Mida Jung on öelnud, et valgusse saab minna ainult läbi pimeduse. Kusjuures pimedus alati jääb koos valgusega. Ta kasutab vist Nietzschelt pärit tuntud sellist kujundit, et kui puu võra või latv tahab ulatuda taevani, siis tema juured peavad ulatuma põrguni. Me peame minema põrgust läbi, aga tegelikult see ei ole põrgu, see on puhastustuli, purgatoorium. See on umbes nagu Grofi sünnibaasmaatriks, mis käsitleb sünnikanali läbimist, kus ei ole teada, kas me pääseme sealt läbi või ei pääse, aga me kõigest jõust püüame, valgus paistab tunneli teisest otsast. Nii ka siin. Jung ütleb, et kui esimene elupool on meil mõeldud tugeva ego loomiseks läbi siis erinevate eneseteostuste, läbi loomingulise eneseteostuse oma kutsumuses, oma annetes, läbi perekonna rajamise, laste soetamise, kodu rajamise, karjääri, raha, võimu, kõige selle, mis muudab meie ego selliseks enesekindlaks ja tugevaks, nõrkusele ülevalt alla vaatavaks. Ja siis algab kuskil 40-ndates, hiljemalt algab keskea kriis. Kui me oleme niimoodi elanud oma väga värvikat egoelu, 40 aastat, siis selle ajaga umbes see maailm, mida me siis vallutasime, ammendub. Ja ühel hetkel see tundub kuidagi mõttetuna, me oleme kõik saavutanud. Maja, auto, suvila on olemas, mis nüüd edasi? Miljon, triljon, kuhu nüüd? Sest selgub, et see esimene elupool ei andnud meile seda. Isegi armastav abielu ei andnud seda. Ühel hetkel võib üks partneritest ära kukkuda, individuatsiooni, milleks Jung nimetab siis meie vaimset kasvu. Kusjuures kasvu mitte täiusesse, vaid terviklikkusesse. Pimeduse ja valguse terviklikkusse. Varju ja valguse terviklikkusse. Ja kaua see arengukriis siis kestab? See võib kesta aastaid.
kui kaua kestab šamaani haigus looduskultuurides? Kui šamaani õpilane, kellel on eeldusi, kellel on andeid, äkki võtab nii-öelda saba selga ja kaob kuskile metsa ära. Noh, poolhull või päris hull ja keegi ei tea, kas ta tuleb tagasi sealt meeletärvena või jääbki sinna kuskile. Ja kui ta tuleb tagasi, siis ta on teinud diili nende arhetüüpidega, nende meie sisemiste teemonite ja jumalustega. Ta on leidnud endale abivaimud, suuremad ja väiksemad. Ta on õppinud eemale hoidma nendest vaimudest, mis on talle ohtlikud, vaenulikud ja temast jõulisemad. Ta ei roni peadpidi sellesse ossa, kus vari on alles integreerimata. Ja siis ta hakkab tegutsema, tal tekivad teatud ülivõimed, sest tema energeetika, mida ta saab siis nendelt arhetüüpidelt, on väga kõrge. Ta muutub selgeltnägelikuks, ta muutub tervendavaks. Temast saab vaimne juht. Nagu Mircea Eliade ütleb, et šamaanis inimkond esmakordselt avastas nii-öelda unikaalse individuaalsuse. Isiksus oleks siin natukene vale sõna, sest isiksus tähendab persoonat, maski. See on meie võltsmina või kohanduv, kollektiivse identiteediga kohanduv mina, mitte meie päris mina. Ja vari. Vari on see, mida siis šamaan peab läbima kõigis oma arhetüüpides, kõigis oma allasurutud traumades, lapsepõlvetraumades. Ja Jungil võttis see teadupärast aega 4 aastat, kus tema lähedased olid mures tema meeletervise pärast. Ilmselt seal ta avastaski siis selle aktiivse kujutluse, ta hakkas vestlema selles suures pinges, arengulises pinges, mis äkki tekkis, ta hakkas vestlema iseendaga nende pingete pinnalt ja tema alateadvusest kerkisid üles mingisugused entiteedid, mingisugused arhetüüpsed olendid, kellega ta astus dialoogi ja kellest mõni hakkas teda ka õpetama ja juhendama, kellest ta tundis ära näiteks vana targa mehe. Ja nii sai temastki lõpuks šamaan, ainult et akadeemiline šamaan. Ma ei tea, kas meie Lennart Meri oli ka tõeline šamaan või ta oli ainult šamaani õpilane. Sest oma arhetüübilt oli ta trikster, hall kardinal ja nii edasi, keda oli väga raske määratleda. Mis siis juhtub, kui me lähme individuatsiooni teele, mis algab selle arengukriisina, kus kogu eelmine persoonamaailm kukub kokku, kaotab mõtte ja me leiame ennast tühjusest ja me ei tea, mida selle tühjusega peale hakata. Meie ego, mis on veel säilinud, läheb lolliks, hakkab hulluks minema. Enamus tormab teraapiatesse. Kuid kui see on arengukriis, siis pole vaja minna teraapiatesse. Vähemalt mitte medikamentoossetesse, vaid lihtsalt toetada natuke seda protsessi, nagu Stanislav Grof koos oma abikaasaga rajas selliseid kriisiabikeskusi omal ajal, et neid ei pandaks hullumajja. Ja siis me tulemegi sealt tühjusest läbi ja kohtume siis, liigume nii-öelda nende arhetüüpide suunas ja arhetüüpide kuninga suunas, mida Jung nimetas siis iseks, ise ehk self, ise suurte tähtedega, iseendaks saamine, autentseks iseendaks saamine.
mis oli ühtaegu ka Jumala arhetüüp, vaimu arhetüüp, teadvustamatuse arhetüüp, sest suurem osa meie teadvusest on teadvustamatu. Tavainimesel mõni väike protsent, mis on teadlik, see ego saarekene selle alateadvuse ookeani pinnal, mis tahab laieneda ja tahab hakata oma küpsedes. Ja kui saabuvad kriitilised hetked, kus ego on nõrgem, siis ilmneb, et hing tungib läbi. Jung ei kirjutanud eriti vaimust, ta kirjutas hingest. Hing kui atman, kui vaimust emaneerunud individuaalne entiteet, mis siis pöördub kunagi tagasi Brahmanisse ehk siis sellesse vormitusse, puhtasse teadvusse. Ja hing tahab tulla teadvele, mitte ainult ego raames, vaid ka laiemas raames. Ta tahab tulla teadvele iseendast, sest lisaks arhetüüpidele on inimkonna ajaloo vältel kujunenud välja ka nende nii-öelda kuninga entiteet, sest paljud inimesed, hõimurahvad näiteks, võib-olla mingite varasemate tsivilisatsioonide esindajad, nad avastasid iseendaks saamise ja sellega kollektiivses alateadvuses kujuneski ja rikastuski ja tugevneski ka isearhetüüp nende endaks saanute kogemuste põhjal. Ja nüüd, kus me täna elame nii võõrandunud ühiskonnas, kus endaks saanud on ääretult vähe, üha rohkem on inimesed maskides. Nende maskid kleepuvad nende näole, nii et nad on unustanud täielikult oma iseolemise. Või neil puudub täielikult igasugune varjutöö. Nad projitseerivad kõik väljapoole. Varju üks osa on siis meie alla surutud traumad, psüühilised traumad, mida me saime lapsepõlvest. Varju teine osa on meie lõputu potentsiaal, mida kultuur pole aidanud meil avastada. Meie kultuur siin, see meie kollektiivne identiteet, meie tegelikkuse kirjeldus, mis on suht massikultuurne, suht võõrandunud, mida sisestatakse meile juba lapsena meie vanemate poolt, edasi lasteaias, koolis, ülikoolis. Edasi tuleb see massikultuur, tuleb meedia ja meid lihtsalt võõrutatakse ära iseendast, milleks meil lapsena on väga suured eeldused. Ja nüüd me peame hakkama nii-öelda raiuma teed tagasi sealt, kuhu see kultuur meid paiskas. Ja see tee on raske. Meie hinge pime öö, see tühjusse kukutus näitab, kui vaevaline, kui raske, kui keeruline, kui kardetav see on meie egole, meie persoonale, kes justkui elab iseenda mugavustsoonis. Aga kui me saame abi, teadmiste abi näiteks Jungi jutluste kaudu või sedasorti videode kaudu, nagu te praegu siin vaatate, siis me ei pea enam jalgrattaid leiutama, siis meil on olukord palju julgem, sest Jungi maailmavaade on ääretult positiivne, ääretult ootusrikas. Ei ole olemas mingeid põrguid. Mitte keegi ei karista meid. Need on kõik varjuprojektsioonid, teadvustamatud projektsioonid. On hingekutse terviklikkusele, teadvustatusele. Ja hing esitab seda kutset erinevate märkide, nii-öelda positiivsete, negatiivsete, hoiatavate ja julgustavate märkide kaudu.
ja kui inimene ei võta jalgu alla oma keskeaks, siis läheb asi karmiks. hing ei taha rohkem kannatada, olla alateadvuses, kus on võib-olla mingi õrn hingitsev sidemeke sellega, meie egol. Vaid ta hakkab mitte ainult koputama, ta hakkab rammima meie uksi. Ta hakkab rammima neid õnnetusjuhtumitega, haigustega, kuni surmajuhtumiteni välja. Mõnda inimest ju muudab ainult haud. Ja siis ta jätkab järgmises elus samast kohast, kus ta lõpetas. Selles mõttes vari on meie sõber. Esiteks selles mõttes, et ta kaitseb meid meie haavade eest, mida me ei suuda veel parandada, mida ei kannata veel silmitsi astuda nendega. See oleks liiga valus. See purustaks meie ego. Ja siis ta nii kaua kaitseb meid, kuni me saame küpsemaks ja tuleb aeg saada täiskasvanumaks ja siis ta hakkab koputama. Aga ta teeb seda ka väga hoolikalt ja hoidvalt. Ta annab meile nõu, millisest varjuosast võiks ühe sammukese edasi teha. Kus see oleks kõige kergem, kus see oleks kõige kasulikum. See ei ole selline juhuslik ettelükkamine. Et paneme mu sundolukorda ja siis vaatame, kas jääd ellu või ei jää. Sellepärast öeldaksegi, et Jumal mitte kunagi ei saada meile suuremaid kannatusi, kui me need välja kannatame. Tõsi, paljud inimesed sooritavad enesetappe, sest neil puudub igasugune teadmiste toetus. Nad on täielikus teadmatuses. Neid ei suuda aidata peavoolu eksperdid. Ja siis tõesti, kui nad oleksid autentses, loomulikus, müütilises, transpersonaalses ühiskonnas, nagu seda olid hõimurahvad, seal mitte keegi ei teostanud enesetappu. Kõik aidati välja, aidati läbi, ka tänu tarkadele taimedele sealhulgas. Nii et see on see vari, see on see varjutöö ja varjus on siis ka meie jumalik potentsiaal, mis on lõputu, nii nagu individuatsioon on lõputu protsess, me ei saa kunagi valmis. Ja me liigume tundmatusse ja tundmatusel on uued varjud, mis võivad olla ka alguses ohtlikud. Ja me järjest lähme ka nendest varjudest läbi üha suuremasse valgusesse, kuid varjud jäävad. Ja Jungi järgi meist saab haavatud tervendaja. Meil on alati haavatud pool, integreeritud haavad ja integreerimata haavad, integreerimata tundmatus. Ja on tervendav pool, täielikult integreeritud terviklikkus. Kui me saame terviklikuks, siis me leiame oma hinge keskme, millest ma enne rääkisin, selle ise. Ja Jung ütleb, et hing ongi autentsus. Ja kui me leiame selle ise, siis pole mitte lihtsalt tavaline autentsus või ehedus, vaid arhetüüpne autentsus. See on püha autentsus, see on sakraalne autentsus, mis on aukartust äratav. Ühelt poolt isegi hirmu äratav, teiselt poolt ääretult kütkestav. Mircea Eliade ütles, et šamaan oli esimene unikaalne individuaalsus inimliigi evolutsioonis, loodusühiskondades. Arhetüübid, no palju neid oli üsna palju ja arhetüübid on numinoossed. Ärgem ajagem neid segi, nagu ma juba enne ütlesin, sotsiaalsete rollidega, nagu mitmed autorid seda teevad. Arhetüübid on aukartust äratav, nad on nagu Jumal. Nad on väljakannatamatu peegel. Ja me peame küpsema, et nendega silmitsi asetuda ja neid integreerida.
projektsioonid. Alguses ego, kui ta on alles nõrk ja kogenematu, et tutvuda arhetüüpidega, ta projitseerib nad väljapoole. On kolm põhilist projektsiooni, mida ego projitseerib. Esiteks vari, selle positiivses, negatiivses plaanis. Ja tüüpiline on see, et me projitseerime selle negatiivse poole niimoodi välja, et kõik teised on süüdi selles, mis meie elus või meis endis või maailmas toimub. Мы здесь ни при чем. Teised on süüdi. Teised on süüdlased, vaenlased ja nii edasi. Teine valdkond, kus me projitseerime algul välja, on lähisuhe. Mees projitseerib välja oma seesmise naise, mis on jäänud tema alateadvusse, sest kultuur on olnud selline, et ta on mehes edendanud ainult neid niinimetatud mehelikke omadusi. Eesmärgipärasus, suunatus, struktuursus, analüütilisus, loogilisus, eks ole, mõistus, ühesõnaga mõistus ja naine on siis ühesõnaga emotsioonid. Kuigi Jungil oli 4 psüühilist funktsiooni. Naise juurde kuulub ka nendest siis intuitsioon. Ja noh, jättes mehele näiteks siis meelelise taju. Mõistus pluss meeltetaju. Naisel siis emotsioonid pluss intuitsioon. Naine on olnud patriarhaalsetes ühiskondades nii-öelda allasurutud, kodune, asotsiaalne ja seetõttu temas pole neid mehelikke omadusi, need on jäänud kuskil alateadvusse. Naine, kes on integreerinud oma seesmise mehe, oma animuse ehk vaimu, see on terviklik naine. See naine on hämmastav. Temas on nii mehelikud kui ka naiselikud omadused, mis teevad ta veelgi naiselikumaks, lihtsalt süvendavad tema naiselikkust. Nad ei tee teda mehelikumaks. Nagu neid naisi, kes oma naiselikus üldse on maha salanud ja hakanudki meesteks, karjäärinaisteks ja nii edasi, tehnokraatideks. Ja mehes on siis see sisemine naine ehk hing. See ongi tema hing, see emotsionaalne, see intuitiivne, see empaatiline. Ja niimoodi nad siis projitseerivad oma varju väljapoole, oma seesmise vastaspoole, imetlevad seda ja tunnevad, et nüüd nad on omadega mäel. Nad on armunud, eriti mehed, naised on ettevaatlikumad, vaistlikumad. Ja umbes poole aasta pärast kogu see asi või natuke hiljem kukub kildudeks. Ja see on katastroof. See on egole katastroof. See on persoonale katastroof, kes projitseeris. Ja nüüd saabub paari ellu nii-öelda hingepime öö. Nüüd on küsimus, kas nad tulevad sellest varjude riigist läbi puhtana, puhastununa, ärganuna, et nad hakkavad üksteist nägema tegelikult, nagu nad tegelikult on, nende ebatäiuslike inimestena. Ja sealt edasi võib hakata süvenema tõeline armastus. Eriti kui võetakse appi kõrgem jõud, Jumal, kõrgem mina ja mis kõik veel. See kolmas, sest kahekesi on see üsna raske. Kui inimesed koos mediteerivad, koos palvetavad ja koos on ühendunud Jumalas, siis on palju kergem hakata tajuma oma partneri jumalikkust. Ilma et projitseeriks. Tundes sügavat kaastunnet tema haavatud poole vastu ja imetledes sügavalt tema teostunud või teostuvat potentsiaali, mis on minu jaoks armastuse definitsioon. See on imetluse ja kaastunde sulam. Ja siis need kaks hinge, kes muutuvad teineteise najal üha terviklikumaks, ühelt poolt eraldatumaks, iseseisvamaks, teiselt poolt ühendunumaks. Osso võrdleb neid kahe
kasvava, suureks kasvava puuga, mille võrad on koos ja mille tüved on eraldi. Ta ütleb, et nad on nii koos, et nad on peaaegu üks. Ja samas on nad nii eraldi, et nad on nii kaugel üksteisest, sest nad on unikaalsed hinged, mis on väga erinevad, aga nad on hakanud resoneeruma, on hakanud vibreeruma. see on, see on see, millest minu jaoks nii-öelda kõrgemal tasandil fakti võtmes räägib äh, ühe joogi eluloo prototüüp, Paramahansa Yogananda, kelle jutlusi samuti on leida Youtube'ist. Niisiis me võime läbi armumise liikuda armastusse selle ühe sama partneriga, ilma et me põgeneks ja alustaks järgmiste partneritega sedasama asja otsast peale. Kui mitu korda me peame niimoodi kukkuma oma projektsiooni auku. Jung ütleb, et kui me tahame hakata tegema individuatsioonitööd või seda esile kutsuma, kui meil tekib selline impulss, kui pärast mingit kriisi, kus me oleme kõvasti kannatanud ja me oleme valmis midagi õppima, siis esimene on oma unenägude päeviku koostamine, sest unenäod on meie alateadvuse peegel. Me saame sealt kätte enne seda, kui need asjad teadvusse kerkivad. Jung kasutas oma analüütilises teraapias väga viljakalt patsientide unenägude päevikut. Teiseks, me peame õppima siis eristama projektsiooni ja reaalsust lähisuhetes. Ja loomulikult ka varju osas. Sest kolmas varju või kolmas projektsiooni liik on, kus me oma ise arhetüübi projitseerime väljapoole. Jumal on väljapool. Kuid see ei ole nii ohtlik. Meist võib saada kõige hullemal juhul lihtsalt selline dogmaatiline sektant, kes jääbki selleks elu lõpuni. Kuid kellel võivad olla väga sügavad usukogemused, ta võib olla päästetud, ta võib olla seal hoitud Jumala armust, andeks antud ja nii edasi. Tal võib olla sügavaid püha vaimu kogemusi. Aga noh, tema arenguruum jääb loomulikult piiratuks. Sest see projektsiooniline ise on tavaliselt kanooniline, ta on piiratud mingisuguste usudogmadega. Välja arvatud müstikud, nemad on vabad. Müstikud on need, kes on loonud religioonid. Müstiline kogemus, kus siis müstiku ümber koondusid adeptid, huvilised, tekkisid sellised kogudused, vennaskonnad, vaimsed vennaskonnad, hiljem kirikud, kloostrid. Nii et siin on erinevus esoteerilise ja eksoteerilise religioossuse vahel. Esoteeriline religioossus on müstitsismi lähedane. See on Aatose mägi Kreekas. Eksoteeriline on massiline projektsioon, müütilise teaduse tasandil, eelratsionaalne. Müstiline mõtlemine on transratsionaalne. Ta on ületanud ratsionaalselt. Eelratsionaalne pole selleni üldse veel küündinud. Ja ta võtab kõike otsesõnu. Ta ei taipa veel sümbolite ja võrdpiltide nii-öelda tegelikku sisu ja mõtet ja tähendust. Ja sealt tekib siis selline lapsik maailmavaade ratsionaalselt tasandilt vaadatuna. Mis veel on siis individuatsiooni edendavad asjad lisaks nimetatud kahele? Üks on see, et meie partner ei tohiks olla meie ainus rõõmuallikas.
me ei tohiks ennast ära isoleerida teistest rõõmuallikatest, oma sõpradest, oma vaimsetest vaimukaaslastest, oma või kunstist näiteks, mis on suurim nõidus ja suurim vahend üldse transformatsiooniks, miks religioon kasutab nii võimsat kunsti, et tuua see religioosne, see arhetüüpne kogemus inimesteni, muuta see läbistavaks. Ka retoorika kaudu, retoorika tipp on tõekõne, see on läbistav arhetüüpne kõne. See on nagu Jumala sõna, mis tungib läbi liha ja luuüdini välja ja muudab meid, puhastab meid, viib meid nii-öelda uuesti sünnile, laseb meie persoonal ja egol kui peremehel surra ja siis ise nii-öelda surnust üles tõusta, jah. Sest kolmas faas individuatsioonis ongi see, nagu ma ütlesin, et me avastame läbi erinevate arhetüüpide nii-öelda integreerimise lõpuks nende kuninga ehk ise. Me saame arhetüüpselt autentseks. Ja sellega võivad kaasuda mitmed väga huvitavad võimed, sealhulgas ka ülivõimed, nagu jooga kõrgematel astmetel, seal teleportatsioon, telepaatia, telekinees, levitatsioon, kehaline haihtumine näiteks surmahetkedel või kus keha säilib pikka aega meeldivates aroomides ja nii edasi või nagu legendaarne Babaji, kes aeg-ajalt kehastub, ilmub kehana oma õpilastele ja siis jälle haihtub ja kaob. Ja vot, kui individuatsioon algab, siis selle alguses ongi see, mida Jung nimetab persona või siis ego iseteljeks. Ütleme, et ego on natukene laiem mõiste kui persona. Ta on ikkagi meie teadliku osa keskus ja väga vajalik sellisena. Ka persona on vajalik igapäevases suhtluses, sest muidu maailm oleks hullumaja, kui me kõik oleksime autentsed ja ausad ja otsesed. Sest me oleme väga erineval teadvuse tasandil. Autentsete inimeste ühiskonnas on see loomulik. Me ei pea seal maskitsema, aga praegu, kus ühiskond koosneb 6, 7, 8 erinevast teadvuse tasandist, nagu spiraaldünaamika mudel seda näitab, me peame arvestama sellega. Ja selles ei ole midagi halba. Halb on see, kui me täielikult samastume oma maskidega ja me täielikult unustame oma iseolemise, oma hinge. Hingeside nagu kaob ära. Ja siis me oleme nagu hiired tuules, me oleme orjad, me oleme manipuleeritavad, me oleme ohvrid. Ja me lihtsalt ulume ja kiristame hambaid, olles unustanud oma talente paljundada, nagu Vanatestamendi tuntud lugu meile jutlustab. Mis nüüd juhtub, et kui paari suhtes üks partneritest, siis tal algab individuatsioon. Sellel paaril võib olla kestnud väga toregi armastus aastaid ja võib-olla aastakümnedki ja siis äkki teine jääb samasse, kus ta on ja teine siis kuidagi tajub, et ta vajub kuskile tühjusse, et kogu tema senine elu ja ka see armusuhe ei kanna enam, ei paku enam seda, ta tahab midagi enamat, midagi tõelisemat, midagi sügavamat. Ja mida siis paljud teevad, nad põgenevad järgmisse suhtesse, mis on täiesti mõttetu ja vale samm. Või nad lähevad uhkeks ja puhevile. Neil tekib mina inflatsioon, ego inflatsioon. Nad hakkavad pidama ennast teisest paremaks, targemaks. Või nad hakkavad ootama ja nõudma, et teine tuleks arengus järgi. Aga igal inimesel on oma arengurütm. Ja ainus õige lahendus siin on kannatlikkus. Me ei hakka oma partnerit kuidagi survestama, me püüame jääda oma sellisesse normaalsesse keskmesse, mida see ise või individuatsioon meile tegelikult pakub.
me ei lakka austamast ja armastamast oma partnerit, kuigi see tundub kuidagi puudulikuna. Me saame aru, et see on üleminekuperiood, et me peame olema siin kannatlik ja vastutustundlik. Ja me peame partneriga jagama, olema dialoogis, mis meiega toimub. Ja saama teada ka, kuidas teine seda vastu võtab ja kuidas ta tunnetab ja tajub ja seda välja kannatab. Ja siis me läbi selle võime jõuda armastuse uuele tasandile. Et me ei torma kohe uutesse suhetesse, uutesse projektsioonidesse, kuna meil tundub, et mõni teine isik vastab paremini meie sisemise ideaalse naise või mehe pildile. Ma olen näinud selliseid paare, kus naine on äkki muutunud üleolevaks, kuna ta leiab, et mees ei tule arengus järgi. Aga mees on tegelikult täiesti ehe inimene. Ta on meister omal alal. Ta on loonud kauni kodu. Ja siis see naine oma New Age'is nii-öelda hõljub kuskil. Võib-olla on alanud individuatsioon, võib-olla isegi pole alanud või kui see on alanud, siis ta on läinud lihtsalt mina inflatsiooni. Ta on läinud ennast täis, ta on hakanud ennast paremaks pidama. Et ta on hakanud nõudma, et mees tuleks järgi või muidu. See on see üks lõkse, jah. Me ei kannata seda välja, selleks ongi meil vaja teadmisi. Teadmisi sellest samast, mida ma praegu räägin. Need on Jungi poolt avastatud seaduspärad. Jung, kes on üks avaramaid, geniaalsemaid, transpersonaalseid psühholooge, keda loetakse transpersonaalse psühholoogia isaks koos Freudiga. Selle psühholoogia rajasid Abraham Maslow, kes oli enne seda humanistliku psühholoogia rajaja, ja Stanislav Grof. Alles hiljem tuli Ken Wilber ja teised. Jung oli siis juba surnud. Nii et jaa, see projektsiooni teadvustamine lähisuhte puhul ja selle projektsiooni tagasi tõmbamine, sest me oleme pettunud, me oleme vihased ja nii edasi, aga me saame aru, et pole mõtet edasi projitseerida, see ei vii mitte kuskile, see viib järjest suuremasse lahkhelisse. Ja kui me tahame siiski olla kannatlikud ja hoida seda suhet, siis me tõmbame selle tagasi lihtsalt, maandume reaalsuses. Ja siis kuskilt peale me hakkame teist inimest nägema reaalselt. Me näeme reaalselt tema ilu ja tema valu. Ja siis tekib see tõeline armastus, nagu ma ütlesin, mis koosneb ühelt poolt vaimustusest, imetlusest ja teiselt poolt kaastundest tema haavatud poole vastu. Me hakkame austama teda tema haavatavuses ja sellega seotud nii-öelda sümptomides, afektides, endast väljaminekutes ja teistes sellistes ebatasasustes nii-öelda. Kuni me siis integreerime oma varju, need varjus olevad arhetüübid sealhulgas. Naine integreerib seesmise mehe, muutudes terviklikuks ja mees integreerib seesmise naise, muutudes empaatiliseks, emotsionaalselt vastuvõtlikuks, intuitiivseks. Muidu juhtub nii, et kui me armume, siis me tunneme, et teine täidab selle tühja koha meis. Selline külma mõistusega ja intuitsioonita mees imetleb sellist väga tundelist, emotsionaalset, intuitiivset naist. Aga mõne aja pärast ta märkab, et selles naises pole üldse mehelikke kvaliteete, ta on kuidagi ühekülgne. Et kaua ma saan niimoodi sellise ühekülgse inimesega olla ja vastupidi. Naine kuskil peale märkab, et mehel puudub täielikult emotsionaalne kontaktsus. Ta on seal ära oma vaimus kuskil ja oma tegemistes ja plaanides ja missioonides.
ta ei, ta ei ole võimeline kontakteeruma emotsionaalselt oma naisega, mida naine eriti vajab. Ja seetõttu naine, kui ta nii-öelda on armumas, siis ta ei projitseeri nii väga, ta just nimelt kontrollib seda. Ta kontrollib mehe emotsionaalset küpsust, tema tasakaalukust läbi oma tundehoogude ja ta kontrollib, kas mees on emotsionaalselt kontaktne. Kas tekib emotsionaalne side ja selle kaudu hingeline side, sest naine on ju hing, anima. Nüüd on huvitav, et seesama vaimne kasv kui egoismi õigustus, kus loobutakse omapoolsest vastutusest siis selles lähisuhtes, jah. Muudetakse teine siis selleks patuoinaks, tema vastutab üksi, sest minul toimub vaimne kasv. Ja see võib muutuda ka selliseks uueks nartsissismi vormiks, kus sinu kaaslane on sinu jaoks lihtsalt peegelduse vahend. Ta ei ole omaette suurus, omaette väärtus. Ta on lihtsalt sinu treeningvahend. Et noh, ajab asja ära, me saame tema peal treenida oma arengut siis nii-öelda. Oma kannatlikkust, oma emotsionaalset tasakaalu ja nii edasi ja nii edasi. See on nartsissismi üks vorme. Me kaotame silmist teise kui inimese. Siis on kolmas lõks on või neljas lõks on loobumine inimlikust armastuse vajadusest üldse. Ja hakatakse pidama ennast eneseküllaseks. Aga Jung ütleb väga huvitavalt, et terve inimene ei kaota vajadust teise järele, vaid lihtsalt ta ei kaota ennast teisesse. Ta vajab teist, kuid sellisena, et kumbki jääb omaette suuruseks. See on nagu see ruunimärk, partnerlus, no selline X-täht. Ja seal on selline aforism ja teie vahel puhugu taevased tuuled. Taevased tuuled puhuvad kahe unikaalse individuaalsuse vahel, kes on siis need kaks puud, kelle võrad on koos ja kelle tüved on lahus. Ja mida vanemaks nad saavad, seda rohkem on tüved lahus. Nad saavad järjest individuaalsemaks, järjest unikaalsemaks. Ja samas nad on ometigi seotud teatud sünergias. Nii, kas sellega on nüüd siis Jungil lõpp peal? Või on veel midagi, mida tahaks öelda? Jung on prohvet. Ta on süvapsühholoogiline prohvet. Ta on praegu väga aktuaalne. Tänu just varjutöö populaarsusele. Berdiajevi järgi me elame endiselt nii-öelda pojaajastus, kus toimub siis see patutunnetus ja meeleparandus kristlikes terminites, mis ongi varjutöö. Me ei ole jõudnud veel vaimuajastusse, kus meist on saanud loojad, unikaalsed individuaalsused ja kus me oleme liikunud oma ise arhetüübini meis endis. See ei tähenda, et me ei võiks kasutada vajadusel väliseid projektsioone. Kui meil on väga rasked olukorrad, kus me kaotame sisemise isega sideme ja samastume mingisuguse kannatusega, siis palvetamine välise projektsiooni kaudu on võib-olla ainus võimalus, ainus väga ohutu võimalus. Selles mõttes bhakti jooga kui andunud pühendumine jumalusele või jumalale on üks kõige lihtsamaid ja tõhusamaid meetodeid,
ja kõige ohutumaid. me võime mõnikord liiga teha endale mõnede praktikatega, kuid näiteks kristlasena palvetades meil ei ole võimalik endale liiga teha. see on niivõrd loomulik ja ohutu. ja kui me saavutame püha vaimu kogemuse läbi selle välise Jumala pildi, see on võimas teadvuse muutunud seisund, see on katarsis, see puhastab meid. ja see aitab meil ligineda Jumalas meis endis. algul ongi projektsioon, nagu ma ütlesin, me avastame arhetüüpe nii varju kui ka teist inimest, partnerit läbi projektsiooni. me ei saa kohe minna otse sinna kallale, me ei ole selleks võimelised. selleks on võimelised väga küpsed hinged, kes on oma reinkarnatsioonitsüklis teinud ära väga suure töö, mida me ettegi ei kujuta. seetõttu eksoteeriline projektiivne religioon ongi massiline, ongi nii massiline. 2 miljardit kristlast, võib-olla miljard Mahajana budismi oma bodhisattva Avalokiteshvara kultusega. ja paljud teised India lunastususundid, kristnaism sealhulgas. Need on väga efektiivsed ja väga lihtsad meetodid enese päästmiseks rasketes psüühilistes olukordades, kus meid kimbutab varju selline vorm, millega meil on raske toime tulla, siis me pöördume kõrgema jõu poole, mis on meist väljapool, mida ma soovitan soojalt võtta oma arsenali. ja miks mitte liituda ka selle võimsa egregoriga, olgu ta siis mahajaanalik, kristlik või kristnaistlik, mis alati toetab meid raskel hetkel. ei tasu minna uhkeks ja edevaks ja arvata, et me oleme nüüd ise nii võimsad juba, et me tuleme kõigega toime. see enesekindlus võib meid alt vedada kõige raskemal hetkel. sellega ma täna lõpetaksin, ma arvan, et siin tekkis palju küsimusi, palju vastuseid, palju teadmisi, sest esimene aste ongi teadmised, et me ei peaks leiutama jalgrattaid. et me toetuksime hiiglaste õlgadele, kes on käinud enne meid ja avastanud palju asju, mille poolest inimene erinebki loomariigist. tal on kumuleerunud kultuurikogemus, vaimukultuuri kogemus. loomadel on ainult instinktid. kui me ennast ei hari, kui meil pole uudishimu, kui me ei hakka õppima, siis me sarnaneme loomadele. on ainult erandeid, kes tõesti ei vaja kultuuri, kes võtavad otse kuskilt, aga need on jälle väga vanad hinged. üks näide on näiteks minu jaoks Sri Nisargadatta Maharaj, kes olles olnud juba või saanud selliseks tuntud valgustunuks nii-öelda tänu ühele Poola missionärile nii-öelda, tagantjärgi alles tutvus Vedanta kirjandusega ja avastas, et see kirjeldab täpselt seda protsessi, mille tema oli oma valgustumise protsessis läbi teinud. aga need on väga vähesed. enamus müstikuid on väga erudeeritud inimesed. Nad on integreerinud maailma vaimukultuuri endasse. ja olla autentne maailma inimesena on midagi muud kui olla autentne lihtsalt tavalise inimesena, kes ka elab maal. sest side loodusega loob sideme ka hingega. ja inimesed tänasenigi veel on väga autentsed ja ehedad. tänan teid tähelepanu eest ja jälle kohtumiseni mõnes järgmises videos.